Tšau sõbrad, Eero siin. Täna me räägime sellisest asjast nagu elektritõukeratta ohutusest. Ja loomulikult kõige olulisem asi ohutuse puhul, millest me saame rääkida, on kiiver. Kiiver selles mõttes on täiesti ju iseenesestmõistetav, et kui on kiirused suured, kiiver pähe. Mida peaks kiivri puhul vaatama, on see, et kiiver istuks ilusti peas, et ta oleks ilusti turvaliselt siin kinni, et ta ei loksuks. Ja mis kiivri puhul kõige olulisem on see, et kiiver tuleb alt alati kinni panna. Sest juhul, kui sa kiivrit alt kinni ei pane, siis mis juhtub, kui sa kukud? Kiiver ei tee eriti tööd. Ehk siis, kui sõidad, kiiver pähe ja kindlalt alt kinni. See tähendab, et kiiver ei lähe kuskile ja tõenäoliselt päästab ka sinu elu. Mida veel peaks kiivri puhul teadma, on loomulikult see, et kiiver on kindlasti üks sellistest asjadest, mida ei tasu osta kasutatult. Ütleme nii, et kiivrid on disainitud selliselt, et need peavad vastu ainult ühe kukkumise ja kui sa ostad järelturult kasutatud kiivri, siis ega sa mitte kunagi ei tea tegelikult, kas selle kiivriga on kukutud või ei ole. Ja kõige naljakam on see, et ei pea olema isegi avarii kiivriga, vaid lihtsalt, kui sa kõnnid sellega asfaldi peal, liibiseb sul näppude pealt ära, kukub asfaldi peale, tekib mõra sisse, siis põhimõtteliselt tähendab see juba seda, et selle kiivriga enam ei tohiks sõita, sest juhul, kui sa peaksid sellega kukkuma, siis selle omadused ei ole enam nii head ja see kiiver ei kaitse sind enam nii hästi. Teine asi, millega mina palju sõidan, on kindad. Mina kasutan selliseid, need on küll mootorratta suvised kindad, neil on peal sellised nukid. Esiteks on hea, et need kindad kaitsevad sind tuule eest ja juhul, kui peaksid kukkuma, siis pannes käed maha, siis tihtipeale säästad sa sellega nahka ja kui peaksid siis millelegi otsa sõitma, siis need nukid samamoodi, et kaitsevad käsi, mis on väga oluline. Lisaks ohutule sõiduvarustusele saame ka ohutuse juures rääkida tegelikult ohutust liiklemisest ja ohututest liiklusvõtetest. Mida ma olen hästi palju tähele pannud liikluses osaledes, on see, et tõukerattad tihtipeale arvavad, et nendele kehtivad jalakäijate reeglid, aga nemad lihtsalt saavad sõita 25 kilomeetrit tunnis. See on minu meelest väga ohtlik nii tõukerattaga sõitjale kui ka jalakäijale tegelikult, sest kiirused ikkagi ei ole samad ja kui sa peaksid tõukerattaga liikudes 25 kilomeetrit tunnis sõitma otsa jalakäijale, siis ega see ikka päris nii-öelda jalakäija vastu kokkupuude ei ole. See mass, mis sinul taga tekib sellisel juhul, kui sa nii kiiresti sõidad, on juba oluliselt ohtlikum ja loomulikult peaks sellega arvestama juhul, kui sa liikled kõnniteedel. Ma saan aru, mina isiklikult ka väga ei julge tegelikult autoteede peal liigelda, sest autoteede peal tekib teistsugune efekt, kus sina oled see pisem ja aeglasem ja juhul, kui peaks midagi juhtuma, siis loomulikult tagajärjed on väga palju tõsisemad. Ehk siis ka mina liiklen kõnnitee peal, aga mida alati tuleks teha, tegelikult isegi seaduses on ette nähtud, et jalakäijast peab liiklema jalakäija kiirusel. See on selline reegel, mida ma tegelikult ei ole väga liikluses näinud, et seda keegi rakendaks. Isegi mitte sellepärast, et see asi on seaduses, vaid see peaks olema lihtsalt iseenesest juba mõistetav. Jalakäija on aeglasem, jalakäija on selles mõttes ohtlikumas olukorras ja see on minu meelest iseenesest mõistetav, et juhul, kui sa möödud jalakäijatest, siis võta kiirus alla, sõida rahulikult mööda. Teine asi, mis peaks siis jalakäijate puhul alati tegema, on see, et anna endast märku. Kõikidel elektritõukeratastel on ju tegelikult kellad küljes ja mida aegsamini sa seda kella kasutad ja jalakäijad teavitad enda tulekust, seda varem saavad jalakäijad reageerida ja seda sujuvamalt ja ohutumalt siis möödub see möödasõit. Hästi palju juhtub seda, kus viimasel hetkel paned 25 kilomeetrit tunnis, lased kella, jalakäija hüppab kuskile, kes siis sellest võidus oli, on ju. Et rahulikult, aegsasti lased kella, mina isegi üldjuhul hõikan, kummalt poolt ma tulen. Ehk siis, et kui ma tulen hõikan vasak, siis see peaks tähendama, et ma tulen vasakult poolt mööda. Loomulikult inimesed on ka erinevad, kes ehmatab ükskõik millise sõna või lause või kella peale, aga või siis on teised sellised inimesed, kes lihtsalt kuulevad, reageerivad rahulikult ja siis teevad ruumi tõukerattaga liikujale. Ja viimane asi, mis peaks olema see kõige olulisem, kõige iseenesest mõistetavam, on siis see, et liikle mõistuse juures ja rahulikult. Ehk siis ära kiirusta, ära kasuta klappe. Väga oluline on see, et sa kuuleksid, mis ümberringi toimub, kust liiguvad autod, kus on jalakäijad, kui keegi tahab sinust mööduda. Vaata ringi, ära pane niimoodi
selline liiklemine on samamoodi väga ohtlik, et alati tuleb vaadata, mis ümberringi toimub, kus kuskil autod liiguvad, kus jalakäijad liiguvad ja olla teadlik oma tegevustest ja mitte teha siis selliseid äkilisi liigutusi, mis võivad ehmatada jalakäijad, võivad ehmatada autoga sõitjat, ehk siis võta asja mõistvalt, suhtu austusega teistesse kaasliiklejatesse ja niimoodi peaksime me kõik sõbralikult hakkama saama ja turvaliselt koju jõudma. Tšau!